Tervist! Mõtle korraks. Oled sa kunagi võtnud telefoni kätte, et vaadata midagi ainult 5 minutiks. Ja siis tund aega hiljem avastad end ikka veel sealt samast kerimast. Me kõik oleme seal olnud. Täna me just uurimegi, miks see nii on. Ja ma ütlen kohe ära, see pole mingi aja planeerimise probleem. Ei, see on palju sügavam. See on psühholoogiline konks, mis ongi disainitud sind endasse haarama. Ja see analoogia siin, see on ju täiesti täppi. Ütleb kõik ära. Asi pole üldse selles, kas sul on aega või mitte. Küsimus on hoopis selles, kas sul on kontroll. See ongi see psühholoogiline lõks, millest me tihtipeale isegi aru ei saa, et me sinna sisse astunud oleme. Okei, lähme nüüd asja juurde. Esimene suur müüt, mille me peame kohe kummutama, on see idee, et sotsiaalmeedia sõltuvus tähendab lihtsalt tundide viisi seal istumist. Tegelikult on see asi palju peenem. Mõtle korraks niimoodi, sa võid ju täitsa vabalt tunde järjest TikTokist mingeid naljakaid kassivideoid vaadata. Ja pärast on tuju hea, eks, aga samas võid sa Instagrami avada ainult korra päevas, aga teed seda sellise ärevusega, et näha, kas laiki on juurde tulnud. Vot see ongi see psühholoogiline konks. Tähtis pole see, kui kaua sa seal oled, vaid see, kuidas sa ennast seal olles tunned. Ja nüüd läheb asi eriti põnevaks, sest see kõik pole ainult sinu tahtejõudaga minni. Ei, mängus on ikka uskumatult võimsad jõud, mis ongi konkreetselt selleks loodud, et sinu tähelepanu endale haarata ja seal hoida. Kuulge, Cambridge'i ülikoolis tehti üks uuring ja see paljastas midagi täiesti šokeerivat. Mõtle, pärast ainult 70 sinu laiki analüüsimisest teab algoritm sinu iseloomusest rohkem kui su töökaaslane. Ainult 70! Ja see on alles algus, see läheb veel palju sügavamale. Lähme edasi, 150 laigi juures teab masin sinust rohkem kui su oma pere. Mõtle sellele. Ta saab aru sinu huumorimeelest, sinu ebakindlustest, sinu salajastest lootustest paremini kui inimesed, kes on sind üles kasvatanud. Ja siis 300 laiki. See on see maagiline number ja siit alates tunneb algoritm sind paremini kui su oma partner. Just see inimene, kellega sa jagad oma voodi, oma elu, teab sinust vähem kui mingi koodijupp kuskilt serveris. Lase selle mõttel korraks kohale jõuda. Ja see pole mingi lihtne iseloomu omaduste äraarvamine, et talle meeldivad kassid. Ei, see on sinu psühholoogilise profiili täielik kaardistamine. See teab su sügavamaid hirme ja suudab isegi ennustada, millal sa võid kurvaks muutuda. Enne kui sa ise arugi saad. Tere tulemast uute reaalsusesse, eks? Nii et kuidas see kõik nii kuradima hästi töötab? Väga lihtsalt. Need algoritmid ei üritagi sinu loogikaga võidelda, nad lähevad sellest täielikult mööda ja räägivad otse sinu aju kõige vanademate, kõige ellujäämisele keskendunud osadega. Vaata, meie kaugete esivanemate jaoks tähendas iga uus asi. See võis olla toit, see võis olla oht, see võis olla uus võimalus. Uudsuse märkamine oli ellujäämiseks kriitiline. Ja tänapäeva sotsiaalmeedia voog, see on nagu lõputu uudsuse Rootsi laud. Iga scroll on lubadus milleski uuest, värskest, põnevast ja meie iidne aju lihtsalt ei suuda sellele vastu panna. Ja siin on veel üks väga oluline asi, millest tihti valesti aru saadakse. Dopamiin. Me arvame, et see on see õnnemolekul, eks? Vale. Dopamiin ei ole naudingumolekul, see on naudingu iha molekul. See on see, mis paneb sind edasi kerima lootuses, et järgmine postitus annab sulle selle hea tunne. Aga see tunne ei tule. Dopamiin ei anna sulle rahuldust, vaid tekitab lihtsalt veel suurema nälja. Ja see kõik, see loobki täiuslikku nõiaringi. Kujuta ette, sa tunned end halvasti, oled ärev või üksik. Mida sa teed? Haarad telefoni järele, et mõtteid mujale viia. Aga mis sa sealt näed? Teiste inimeste täiuslikke filtreeritud elusid. Ja see teeb su enda olemise veelgi kehvemaks. Ja mis siis juhtub? Sa otsid veel rohkem lohutust täpselt samast kohast, mis sind just veel halvemini tundma pani. See ongi see lõks. Ja see kõik viib meid lõpuks ühe kõige suurema ja ausalt öeldes valusama paradoksini. Meil on sadu, võib-olla tuhandeid sõpru ja jälgijaid, aga nii paljud meist tunnevad end üksikumana kui kunagi varem. Kuidas see üldse võimalik on? Ja vastus peitub jälle üllatus meie aju iidses juhtmestikus. Jällegi, mõtle meie esivanematele. Kui sind heideti hõimust välja, see tähendas kindlat surma. Seetõttu on meie aju arenenud nii, et sotsiaalne tõrjutus on meie jaoks eksistentsiaalne oht. Ja aju aktiveerib
täpselt samad piirkonnad, mis reageerivad, päris füüsilisele valule. Tehti üks uskumatu uuring. Inimesed pandi ajuskännerisse ja nad mängisid sellist lihtsat virtuaalset pallimängu. Ja siis ühel hetkel teised mängijad lihtsalt lõpetasid neile palli viskamise, jätid nad mängust välja. Ja tead, mis juhtus? Nende ajus läksid tulukesed põlema täpselt nendes samades valukeskustes, mis aktiveeruvad näiteks põletuse või löögi korral. Sinu aju jaoks pole mingit vahet, kas sind ignoreeritakse ekraanil või päris elus. Valu on valu. Ja vot see ongi see point. Mõtle nüüd korraks sellele viimasele korrale, kui sa postitasid midagi ja see ei saanudki laike või su story't ei vaadatud. See tunne, see tühjuse või isegi kerge paanika tunne, see ei ole sinu väljamõeldis. See on reaalne neuroloogiline reaktsioon. Sinu aju tajubki seda ohuna. Ja see võtab selle tunde lihtsalt ideaalselt kokku. Sotsiaalmeedia on nagu kallistus papist kujult. Alguses võib see tunduda isegi natuke lõbus, aga lõpuks sa tunned ikkagi ainult külma ja tühjust. See annab sulle ühenduse illusiooni, aga jätab sind tegelikult tühjade kätega, sest seal pole päris soojust, pole päris tuge. Okei, see kõik kõlab päris sünglalt, eks? Aga mida me siis teha saame? Kuidas me saaksime kontrolli tagasi enda kätte? Ja vastus huvitaval kombel ei peitu üldse tehnoloogias. See peitub meie endi mõtteviisi muutuses. Unusta need taimerid ja igasugused äppide piirangud. Need on lihtsalt plaastrid haava peal. Nad ei ravi haava ennast. Nad ei tegele selle sügava põhjusega, miks me üldse selle telefoni järele haarame. Tõeline lahendus on hoopis kuskil mujal. See siin on see kõige olulisem küsimus. Järgmine kord, kui sa avastad enda automaatselt Instagrami või TikToki avamas, peatu, ainult hetkeks, ja küsi endalt, mida ma tegelikult praegu otsin. Mis on see päris vajadus, mida ma üritan rahuldada? Sest on üsna tõenäoliselt, et sa tegelikult ei taha näha, mida su endine klassivend õhtusöögiks sööi. Võib-olla sa otsid hoopis, mingit kehalist mugavust või ehtsat tähelepanu, mõistmist, ühenduse tunnet või lihtsalt puhkus sellest pidevast ärevusest. Ja sotsiaalmeedia tundub lihtsalt kõige kiirem viis selle saamiseks, aga see on ka kõige ebaefektiivsem. Ja siit tulebki see kõige olulisem mõte, mida kaasa võtta. Sinu väärtus ei sõltu mitte ühtestki laikist, kommentaarist või vaatamiste arvust. Sa oled olemas ja sa oled väärtuslik ka siis, kui absoluutselt keegi ei vaata. Ja selle teadmise uuesti üles leidmine, see ongi see tee tagasi iseenda juurde.